Tere kuulama muusikanõunikute podcasti. Delfi meediamaja stuudios on Merit Maarits ja Siim Nestor. Nemad on kriitikud. Loomulikult on meil ka põnev külaline, kellega räägime hetke pärast. Mina olen saatejuht Raul Saaremets ja loomulikult täname Muusikalinn Tallinnat saate toetamise eest. Siim. Tere! Me vist peame jälle rääkima kõigepealt sellest, et me salvestame päris pikalt ette ja oleme igasugustest huvitavatest asjadest, mis päris kindlasti tulevikus toimuvad. Jah, kuulajatel on 14 märts, meil on 21 veebruar praegu. See on päris hullu maja, aga lood on ikkagi värsked. Jaa, muidugi. No lood ei vanane kuna. Kuidas sulle see sissejuhatuse lugu muidu meeldib? Seekord on kohe rõõmus. Seekord rõõmustab väga... Päris hea, eks ole? Olgu. Ma selleks sissejuhatusjutuks räägin ühest raamatust, mida ma lugenud ei ole. Aga mis siin... on muusikamaailmas oluline hetkel ilmus jaanuarikuus ja ma olen lugenud ühte lõiku sealt Harperist ja sellest on raamatust on ka kokkuvõtted siin-seal tehtud. Nagu neid tehakse, kirjutas ajakirjanik Liz Belli Mood Machine ja ta siis kirjutab süvenenumalt sellest, kuidas Spotify veits sellist kahtlast äri ajab. See on siis see teema enne kõike, millest on tegelikult ka juba spekulatiivselt siin aastaid räägitud, kuidas Spotify paneb selliseid tontlugusi siis igale poole oma playlistidesse, mis on... Kuidas see eesti keeles võib olla? Stock music, mis see on siis? Lihtsalt mingi lao musa, pangamuusika, safri muusika, suvalised lood. Lisab neid lugusi playlistidesse ja siis Spotify'l on nende stock music firmadega sellised omaette lepingud, mis tõttu nad saavad neid tasusid mängimise eest vähem maksta. On see lühidalt, see on olnud spekulatiivne, aga tema sellise Belli võttis uurimise põhjalikumalt ette ja ta jõudis isegi mingite sisedokumentideni, töötajate omavaheliste suhtlusteni ja Spotify's on täitsa omaette osakond ja omaette nagu selline poliitika. Kui veel ütleme aastal 2017 olid need inimesed, kes kureerisid neid playliste, sellised tüübid, kes olid muusikast teadlikud, teadsid nende artistide ajalugu, kuulutasid ette, milline muusika on, panid seda oma mõistusega kokku, aga neile hakkas sadama ülevalt poolt aina rohkem selliseid soovituslikke nõudmisi siis või, et kuule vaata, et siin on 100 sorti lugu, äkki see sobib sulle sinna playlisti. Ja neid tuli seal lõpuks nii palju, et need tüübid läksid töölt ära ja nüüd ongi selle osakonnas töötavad peamiselt need tüübid, kes lihtsalt laavad neid stock music'i lugusid sinna nendesse playlistid. Kusjuures need playlistid, mis on kõne all, on siis enne kõike sellised meeleolu just nimelt, toidu tegemiseks, jooks ja mediteerimiseks, muidugi. õhtu päikesesse vaatamine, bossa nova õhtusöök ja nii edasi. Instrumentaalne muusika, peamiselt siis selline leebe jazz, ambient, siuke päikseloojangu, ma ei tea. Aga millal see raamat kirjutatud oli, kas need tehisaju lood olid siis juba tekkinud? No ma tahtsin sinna jõuda iseenesest. Sest ma saan aru, praegu on see põhiteema. Jaa, seal oligi, ta rääkis ka mingi
New Yorgis elava džässmuusikuga, kes kõneles, et tema tegi koos džässbändiga, 4-liikmeline bänd, kes lihtsalt salvestasid sellele ühele laomuusikafirmale päevas mingi 15 lugu, standardi järgi, valemi järgi, nii tehke nii, nad said selle eest mingi kindla taksi, hiljem nad selle eest mingit lisaautoritasusi või midagi sellist ei saa, ja siis see firma annab selle edasi Spotify'le, kes saab neid tasusid siis vähem maksta. Ja need laomuusikafirmad paljud on veel saavad selle baasil siis genereerida, eks ju? Jah, on veel, paljud on sellised, kes on ise veel ka osanikud seal Spotify's endas, seal rahastajad, ehk see tuleb veel omaette kasulikum. Ja siis nagu halb asi, ütleme siis nii, ongi see, et need päris muusikud, kes muusikat edasi viivad, kelle jaoks on see elu kirg asja teha, nende lood kaovad nendest playlistidest, nendest õhtupäikese ja lugemise kõrvale playlistidest ära ja asendatakse anonüümsete instrumentaalsete lugudega. Nii, ma ei ole seda raamatut lugenud, nagu ma ütlesin, aga see tegelikult on ikkagi nagu mitme otsaga asi nagu selles mõttes, et siin on ka põhjus tegelikult minu arust see, et need tarbijad ise, kuulajad ise kuulavad muusikat poolteadlikult. Tal ongi kõik, mis tal on vaja, on see märgusõna, chill out playlist, teda ju huvitab, mis artistid seal on, ja seda see Spotify seal ka, tegelikult kuulajaid ei huvita, kes need artistid, neid absoluutselt ei huvita. Teeme, paneme neid, eks. Nii, aga teine asi näiteks see, et seesamane, me hiljuti siin rääkisimegi sellest, et see William Basinski, kes siin kevadel käis ja nüüd varsti jälle tuleb, tema lood on niisamuti nendes meeleolu playlistides palju liikunud ja sedavõrd, et ta hakkas täiesti korralikult teenima selle eest. Kõvasti rohkem, kui ta on teeninud plaatide müügist oma, mis selle, kas ta oli Cranky või Constellationi alla. Et täiesti ootamatu tulu, aga muidugi nüüd see väheneb tõenäoliselt. Ning tõesti, et kui kunagi tegid need bändid või päris muusikud, nüüd saavad seda laomuusikat teha juba kõik AI-d, nii et see kulu, mis sinna läheb, veel väikesem. Põhimõtteliselt võib Spotify eraldi maja püsti panna, kus AI-d toodavad neid vastavad playlisti muusikat. Ja muidugi praegu vähemalt veel ei saa, või tähendab, kõik see muusika on instrumentaalne, põhimõtteliselt ka anonüümne popmuusika või räpi, ma ei tea, rocki playlistidesse praegu veel ei saa laomuusikat niimoodi laduda, aga tõenäoliselt AI artisti seal teatavasti juba on üksjagu, eks. Nii et mis on veel siis tegelikult huvitavat, et see kurjus või paha tuleb sisse just sellest nagu kõige mahedamast kohast. See on siis see mingi lõdvestuskultuur. Kas see raamat muidu jõuab sinna ka välja, et kas nemad dikteerivad seda turgu või vastupidi, inimesed dikteerivad seda Spotify'd? Et kus see kurjajuur on, et kas see, et rahvas on loll, kes ei tunne tegelikult tõsiselt muusika vastu ju huvi, eks, et neil ongi vaja, et oleks mingi tapeet, mingi tegevuse taustaks ja siis tõesti on ju lihtsam ma ei tea, mis järeldusi teeb. Et kus see paha on? Ma ei tea, mis järeldusi teeb, aga kas rahvas või nemad suunavadki, teevadki inimese järeldus küll on, et see suuresti on põhjustatud sellest, et inimesed tarbivad ise nii suvaliselt asju. Merit, sina oled ka selle Spotify kasutaja? Paraku küll, jah. Aga miks sa ju Spotify'd kasutad? Siis kui ma otsustasin, et ma enam ei ole see inimene, kes arvutist faile kuulab, kui muusikat kuulab, siis Spotify oli vist tol hetkel, kas ta võis olla ainus
selline platvorm, mis seda muusikastriimimist pakkus ja siis sai naturaalselt sinna üle mindud. Praegu üle aeglaseks on selle kasutada, ma ei tea, kas asi on minu telefonis, aga seda ei ole ebamugav äkitsi kasutada. Nii et selle võrra on nagu lihtsam juba mõelda sellele, et minna mõnele muule platvormile üle. Aga see on keeruline, see on nagu sa oled selle harjumuse, selle rakenduse kasutamise harjumuse ori ikkagi. Ja kõige kurem on see, et taustal sa tead kõiki neid sama, mis Siim rääkis ja see tasuprobleem laiemalt, et see tekitab natuke sükse moraalse nagu murepilve iga kord, kui selle rakenduse avad. Aga samas ma olen rohkem hakanud jõudma nagu ka muusikani, mis ei ole Spotify's saadaval, et võib-olla see mingil hetkel teeb sellest irdumise ja selle võõrutuse nagu ka lihtsamaks. Et ma loodan, et see päev ikkagi tuleb lähiajal, äkki selle aastal juba. Minul on 2 striimingut ja ma kasutan ennekõike Spotify't sellepärast, et ta on kiirem. Tidal on väga, väga aeglane liigutustes Spotify kõrval, ma ei suuda, ma lähen närvi, kui aeglaselt seal liiguvad. Bandcampis sa ei käi üldse? Käin küll, käin ka Bandcampis, aga Bandcampi äppi, et mul oleks seda mugavam kuulata. Nagu ma kasutan Bandcampi äppi ka juba kuulamiseks. Sina, Siim, olid... Mul tuleb iga päev umbes 50 Bandcampi e-maili. Palju õnne. Tahas seda e-maili kasti näha. Postkasti, ma mõtlen siis. Ja noh, kui me räägime sellest, et Spotify on evil ja nii edasi, seda räägivad paljud, siis minu silmad lähevad punni sellepärast, et aga kui siin Eestis hakati tegema ja mis praegu siiamaani tehakse sükest õiglast platvormi, siis suur osa Eesti muusikaga kokku puutuvatest inimesest nagu, et see ei ole mitte midagi, sa ei jõua sealt kuhugi, see on jama. Selle asemel, et siis seda Eesti nii-öelda õiglast platvormi nagu pushida koos. See on ju täiesti arusaadav, et sa oled pigem seal, kus on sul võimalus, et sul tulevad mingid miljonid sinna taha, kui sa oled see Eesti platvormis, kus on mõned üksikud kuulajad. Aga aitame kaasa selle... Kuidas sa aitad seda? See on ju, sellega aitadki, see on ju nagu asendustegevus. Ma näen väga, niimoodi me selle Eeviliga võitlemegi. Keegi on üritanud Fairmussi kasutada nagu niimoodi, nagu mõnda teist platvormi võtnud ette, üritanud kuulata järjest asja on või? Keegi teab? Mul on ta sees. Mina seda ka sisse ei toonud. Ma tean, me sellest siis rääkisime kaude, aga seda ei küsigi, mida ma kuulan tulema. Jah, sest et me vahepeal on ilmunud igasuguseid plaate, mida sa ei ole kuulnud veel, et sellest me saame rääkida nüüd märtsi teises pooles. Ja, aga ma ühe ikkagi märgiks ära, et eile kuulasin Kleini uut albumit 13 Cents. Mulle väga meeldis. Just ilmunud? Kuupäev, millal see ilmus, 4. veebruar. Okay. Ja mida ta siis nüüd tänapäeval teeb? No see on ikkagi endiselt hüsteeriliselt moodne. See on black jazzilik lahendustega, black gaze, noise gaze, kõige mürasi on veel kui mingi kõige blackim asi, ütles Kalli. Et mulle huvitaval kombel pakkus nagu rohkem nagu pakkus ajule rohkem nagu sükest rahutunnet kui mõni nagu ambient või siis mõni neist playlisti muusikatest, millest Siim enne rääkis, et kõik, kes tahavad oma, ma ei tea, ATH ajule natukene puhkus, siis ma soovitan seda Kleini albumit kuulata. Kuulame. Meil on külas Brigitta David-Jans, tere! Tere! Ja kõigepealt alustuseks palju õnne olulise sündmuse puhul, sul ilmus just raamat. Mul sellega seoses meenub kunagine tõsine arusaamine ammu Londonis raamatupoes, kui ma seisin muusikaraamatute osakonnas ja vaatasin seda valikut, mis seal oli, nähes täiesti keskpärased artisti, kellest oli raamat kirjutatud ja mõtlesin selle peale, et
pagan küll, ise ka tunnen ju mitut inimest, kes oskaks ja suudaks kirjutada Eestis muusikutest raamatuid või bändidest või siinidest, seda ei tee ja siis on mulle nagu hiljem need samad inimesed ka seletavad, no et Eesti on nii väike ja siin pole midagi teha, aga sina ikkagi ühe väga olulise raamatu kirjutasid just ära. No ma loodan. JMK, kuidas see alguse üldse sai? Kas ma saan aru, et kirjastaja on Inglismaalt? Jaa, on küll. Nii, kas pakkusid ennast ise neile, nemad tulid või kuidas see käib üldse selles maailmas? See oli niimoodi, et tegelikult ma lisan siia juurde, et ma olen taustalt muusikateadlane Eesti Muusikateatri Akadeemias ja ma uurisin Eesti naisi pungis. Natukene muusikuid, aga rohkem fänne, sest võtta, mul oli huvitav kuulata seda teie Spotify vestlust, et mulle tundub, et me paneme hästi palju vastutust lõpptarbijale ja tal ongi oluline roll, samas jällegi maailma õiglaseks muutmisel on väga raske seal lõppotsas midagi ära teha. Aga tänu sellele, et see lõpptarbija mulle huvitav oli, hakkasime uurima ka fänne ja uurisin Eesti naisi pungis, et kes siis nagu 70ndate lõpust, nüüd ma olen tänaseni välja jõudnud, et mis neid siis ajendas. Tegin ühe teadusettekande ja selle sarja toimetaja, ma ei tea, kas ta luges abstrakti või ta kuulis seda ettekannet ja siis ta otsis üles ja ütles, et ma teeks nagu pakkumise sellesse sarja. Ja ma olin natuke nagu naine metsast, midagi ei teadnud, asjast tegin oma pakkumise ära, pool aastat hiljem sain teada, et läks läbi. Siis hakkasin kirjutama. Okay. Nii ta läks. Kas mul on tunne, et ma ei ole veel keegi öelnud, milles see raamat on? Just me rääkisime, et raamat räägib JMK-st. Külmale maale album. Just, ühe albumi lugu. Ja kuidas kõigepealt eesti keeles kirjutasid ja siis või kirjutasid kohe alguses inglise keeles? Ma kirjutasin ta eesti keeles, siis mind tabas korraga paanika, et mu inglise keel ei ole väga hea, et peaks paluma, et keegi tõlgib. Siis ma muidugi ei leidnud kedagi, kes tõlgib, siis ma tõlkisin teda ise, tõlkisin ta ära, aga kui sa tõlgid raamatu ära, siis sa mõtled ta veel kord läbi ja siis ma täiendasin, nii et sellel algsel eestikeelsel ja lõplikul inglisekeelsel versioonil on ühist, aga ta ei ole nagu sama raamat tegelikult. Mis sa selle jaoks tegid? Keda sa üle pidid kuulama? Albumit umbes 100 korda. Nii. Ja siis Villu Tammet kuulasin üle ja sundisin teda korduvalt käsikirja üle lugema. Lembit Krulliga suhtlesin, erinevast vanusest fännidega, Joose Berglundiga, igasuguste inimestega suhtlesin ja väga palju lugesin vanu lehti ja vaatasin arhiivimaterjale. Kust kõige huvitavamat infot tuli? Minu lemmikkoht, inimesed on alati hästi põnevad, kui kirjutada popmuusika lugu, sest see on fakt, et tegelikult inimesed on, pop ei ole väärtustatud ajalooliselt, akadeemiliselt nii palju kui näiteks klassikalist muusika, mis tähendab seda, et see ajalugu lihtsalt kaob ära. Et näiteks praegu ma tahan uurida lõnguste kohta 5-60ndatel, neid ei ole kedagi, lihtsalt ma ei leia enam üles. Et inimesed on esiteks kõige huvitavamad, kõik oli huvitav tegelikult, ka need vanad, ma ütlen, et ka seal vanas ERR-i arhiivis istuda ja vaadata läbi neid vanu asju on jõle põnev. Ja kõige hullem on see, et need lindid, mis nüüd digitaliseeriti, siis minu arust ei ole neid ka enam alles. Jah. Mina omal ajal käisin neid läbi, seal oli ikkagi tsensor oli peale kirjutatud, eetrisse lubada ainult toimetajad või siis selle ja selle toimetaja loal ja nii edasi, et sihukese asju ju enam seal ei ole. Jah, ma käisin otsimas vist, kas äkki Perestroika mingit esimest versiooni, millest Villu Tamme rääkis, et see oli poole lühem, kuna nii palju oli vist vahelt välja lõigatud, kui ma ei eksi. Ja ma ei leidnudki seda, et ilmselt ma ei tea, oli üle salvestatud või ei tea, et see plaat muidugi pidi sulle endale ka väga meeldima, eks ole? Jaa, ta on mul olnud ikka lapsest saati suur lemmik. Aga kui sa seda kuulasid, mida sa seal siis kuulasid 100. korda näiteks? See on see põnev, ma ei tea, kas teil ei ole seda, et te kuulate üle ka mingid lapsepõlve lemmikuid, kas mingi, ma ei tea, kõige mingi tavalisemad, ma ei tea, Nirvanat või Kate Bush või sellised, mida 12-aastasena, ma arvan, paljud meist siin nooruses kuulasid. Ja sa märkad seal hoopis teisi lugusid. Et ma ei väsi toomast näed, umbes nagu Jane Eyre'i loed 6, 16, 26 aastaselt ja esimene kord on see seiklusjut, teine kord on armastusromaan, kolmas kord ahistamislugu. Et need tähendused õudselt sõltuvad iseenda kogemusest. Ja see on hästi huvitav teema just nende lapsepõlve lemmikplaatide kuulamine, sest et minul isiklikult tekitab selliseid erinevaid nagu tundmusi või emotsioone, et ma mõne puhul on nii, et mul nagu mõtlemine lülitub välja
ja et see ammune emotsioon kuidagi valdab sind ja sa ei suudagi nagu mõelda ja mind häirib see tunne väga. Ja siis on hästi palju asju, mida ma lihtsalt kuulen ja analüüsin ja nad muutuvad mulle tegelikult isegi lausa mitte kuulatavaks. Kas see on tõsi? Ma nägin, et Merit ja Siim noogutasid pead, et kas... Oota. Ja, on. See lapsepõlve asju saab kogu aeg üle kuulatud. Ühtpidi valgub sulle seda sama mingi õnneliku lapsepõlve tunnet, on ju, üle kere ja teistmoodi sa tõesti paigutad juba selle muusika ise teistmoodi sellesse muusika-ajalukku mingi aastal 85 Soomest raadios kuuldud lugu, mingi funk-lugu oli lihtsalt sellel hetkel mingi üks äge asi, aga nüüd sa ju tead, on ju tema põhimõtteliselt arenemislugu ja artiste ja nii edasi ja tagasi, et ning tõepoolest, et üks asi on lapsepõlve lemmikmuusika ja teine asi on veel, et mis saab siis, kui sa kohtud selle muusikaga, mis sul ka lapsepõlves väga närvidele käis? Tõsi. Ma kuulen võib-olla neid tehnilisi aspekte rohkem lihtsalt nüüd, aga jällegi see tuleb selle kogemuse ja teadmiste pealt. Aga ma ei tea, emotsionaalne seos, see ka muidugi muutub, aga ma ei ole seda osanud ühegi lapsepõlve lemmiku puhul vist sõnastada, et mis ma teistmoodi tunnen. Mulle nostalgiatunne üliväga ei meeldi nagu muusika puhul. No mina ei ole kahjuks seda raamatut lugenud, kas mida ta endast täpsemalt siis kujutab, et kas seal on, ma eeldan, et seal on infot palju, aga sa analüüsid ka? Jaa, et tegelikult minu jaoks, ma teadsin, et ma kirjutan seda mitte Eesti lugejale, et on inglise keeles, et on tegelikult Eesti ja laiemalt ikkagi Nõukogude Liidu ajalugu, popkultuuri ajalugu, tsensuuri ja piiratud tingimustes, aga kui me võtame selle külmale maale plaadi ja tegelikult üldse kõik Jotemke plaadid, mulle tundub, et nad õudselt hästi räägivad oma ajast. Ja seal plaadil ju tegelikult on jutustus põhimõtteliselt stalinistlikest kuritegudest stagnatsioonini ja perestroikani välja, ta vaatab tulevikku ka ja seal on selline anarhistlik, patsifistlik asi, aga samas ta ei ole selline paatoslik nagu asi, mis mulle üldse ei lähe peale, vaid ta on ikkagi üsna selline nagu kriitiline, eneseirooniline ja nagu vaimukas ja ta on nagu muusikat super, ehk siis põhimõtteliselt ma analüüsin nagu muusikat, heli, analüüsin teksti ja panen selle dialoogi nagu ajastuga. Kas kui mina oma peas olen JMK-d analüüsinud muusikat just, mitte teksti, siis mina olen seal kogu aeg tajunud mingit tugevat slaavi mõju. Kas sa seda kuulsid seal? Seda võib-olla hilisematel on mingeid asju. Seal külmale maale peal ma ikkagi rohkem kuulen niisugust mingit hardcore'i teemat enda arust. Aga tead sa, minu arust on see, et ma tean, mille sa räägid, aga see on see, et ta minu arust parodeerib ja planeeri laule. See on nii vene, kui veel olla saab. Kui sa kuuled külmale maale, siis seal on minu arust väga palju pioneeri laulude parodeerimist. See ongi see, et muusikaliselt ta mõnitab tegelikult seda, mis... Näed, hakkame jõudma sinna. Ma just tahtsingi sinna jõuda, et Villu ei mõju mulle ühegi kandi pealt mingi... Et ta romantiseeriks mingit sükest. Ja ma tunnen ju teda ikkagi päris algusest peale, enne isegi JMK moodustamist. Me juba olime teilt tuttavad, et temast seda vene osakonda nagu üldse ei ole. Ja siis teine, mis seal on minu arust äärmiselt tugev lausa, ma julgeks öelda, et liiga tugev on Ted Kennedys. Jah, on, aga võtta, siin ma olen mõelnud seda, ma ei ole kunagi aru saanud inimestest, nüüd ma räägin lihtsalt laiemalt, et ma olen elus hästi paljude muusikutega suhelnud, kes ütlevad, et ei, minul ei ole ühtegi eeskuju, mitte ühtegi eeskuju mul ei ole ja siis sa kuuled, sa täpselt aru, kes need eeskujud on. Mõist eeskujud on fine ja mõist popkultuur ongi see, et ta tsiteerib ise ennast ja ta astub ise endaga dialoogi. Ja see on normaalne, et meil on eeskujud ja mis on väga lahe, et meil on eeskujud. Et selles mõttes ma arvan, kas et nagu isegi, ühesõnaga minu jutu mõte on see, et isegi kui me püüame hullult, ma ei tea, noore inimesena matkida mingi bändi, me ei suuda siin nagu nii seda teha täiusega, see tuleb ikkagi oma asi, isegi kui me kuuleme selle nii-öelda dialoogi millegagi ära. Aga võite vastu vaielda. Ei, absoluutselt ei vaidle vastu täiega, absoluutselt nõus. Aga veel enne, kui hakkame muusikat kuulama, kuidas sumabändil läheb? Meil on mingid asjad on nagu oleme mõelnud ja teinud, aga me praegu oleme nii hõivatud olnud, aga loodetavasti. Jaa,
Hanna-Liisa ju teeb hästi suurt ja vajalikku tööd ohvriabi valdkonnas ja mina olen mattunud nende õnnetute kirjatööde alla, ma loodan, et see kõik nagu mingi sul on veel Kari lapsi ka, et ma imestan, kuidas seda kõike jõuab nagu. Ma ise ka imestan. Sest mul piisab praegu sellest ühest alaealisest ja rohkem aega ei ole lihtsalt enam. Ma täiega ootan, kui nad kõik kodust välja kolis, ma avan šampuse armastusega nende vastu. Ja selge pilt, et meil on ikkagi ka siis hundilt midagi oodata. No meil tuleb 10 vist ka varsti, nii et eks siis peab ootama. Tore, aga hakkame muusikat kuulama. Juba. No võt. Just. Küll nad on varsti kodunt läinud ka siis. Indeid anname endiselt 1-10 ja Eesti ja mitte Eesti lood vaheldumisi. Kogulin teab, sa tahad mind, aga kas tead, et olen paha. Ta ei haju saladusi, klubi suitsurumis põseb elamisi ja nad vaatavad meid, Tartak ja Tallinna beeb. Ja ma tean, see on suur, ema Eeva ja isegi pikki. Ja sa imetled mind ja sa fiilid täiega ma fitti. Ja sa tead, mis sa teed. Ja ma tahan vist veel. Olen tema number üks. Olen tema number üks. Tranny Candy. Olen tema number üks. 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 Tranny Candy. Like when you try one Ferrari. Only when you try it, you know the difference between a Ferrari or normal car. Tragender is like Ferrari, and I like Ferrari. Kõikide meeste peas jooksen ringa ja ringa. Ma tean. Teen seda leifi nii nagu peab. Steegis on nagu naaterite ja ta problemaatiline nagu kaja. Tal tegelikult muud pole vaja kui mees, tema auto ja nõmme kõndis näha. First kiss nagu armastusfilmis, taga ist nagu meie mõnume kinni. Ja me usually pobi väga pilli, kus sa oled minu crush ja ma feeling kinda silly. Olen tema number üks. Tranny Candy. See on Ines de Ferrari värske singel number 1 või number 1. Ja Merit, kas vist tema on meie number 1 transsooline popstar vast või? Kes küll põhiliselt tegutseb undergroundis, aga... Peaks küll olema, jah. Ma just mõtlesin, et ma olen seda nüüd sotsiaalmeedias ringlemas näinud palju klippe sellest loost. Kogu lugu ei olnud veel kuulanud. Sellega on natuke see, et ma ei saa ka aru, et kui tõsiselt ta seda ise võtab, on kõik sellest aru saanud. Mis mõttes? Mida ta võtab tõsiselt? Et kas me... Muusika tegemist, minu arust see lugu oli päris tõsiselt tehtud. Ei, ma mõtlengi, et see ongi tõsiselt tehtud, aga mingid varasemad asjad, mis ma vist olen kuulnud, või kogu tema see olek ise tundub, et seal on kogu aeg mingisugune see...
karikatuursus olnud kohal ka, aga mulle meeldib, et see muusika, see, kes ta on, see on teinud nähtavaks mingisuguse nagu uue, pikka aega eksisteerinud, aga võib-olla siis mitte nii pildis olnud subkultuuri, mis minul seostub kuidagi nagu Topsiga, võib-olla seepärast, et on töötanud Topsi. Paari daamina, et kusjuures nagu huvitavalt tulevikku vaatav kaasaegne see Piiter, kas oli ka tema tehtud siis? No vähemalt nendel andmetel, mis meil siin voogedastuskeskkonnas on kirjas ainult tema nimi. No seda parem. Ta peaaegu nagu räppis ka, mulle meeldis see ja kui meil on siin varasemates saatetes olnud juttu just nendest sõnadest, eriti selliste teemade puhul, kus justkui nagu need siuksed, ma ei tea, seksuaal- või armusuhted, romantilised suhted on nagu lihtsalt mingitele labastele analoogiatele, siis siin nagu kuidagi oli seda leidlikkust kõvasti rohkem kui nendes eelmist saate näidates, et see ka meeldis mulle. Ta on catchy, jaa. See on parem, kui ma arvasin nende üksikute näidete puhul. Ma annan 8. Brigitte, kas tänapäeva transvoolised on lõnguste järglased? Ei julgeks väita nii, aga ma kuulasin ja ma ütlen ausalt... Natukene mikrofoni. Jaa, sorry. Et mul tuli kohe meelde minu teine suur lemmik Sophie ja ma olen kogu aeg mõelnud, et huvitav, kas meil Eestis ka keegi midagi nagu selles stiilis või liinis teeb ja see on just see, et rääkides eeskujudest, ma ei tea, kas see on eeskuju, aga minu jaoks see seostus ära sellega ja mulle meeldis see muutuv rütmipiit, et võib-olla kui lõpus nagu see rütmipiit nagu radikaalsemalt muutus, minu jaoks see oleks nüüd tulla isegi nagu varem, et see oli nagu lahe. Mulle meeldis see huumor, mis seal oli, mulle meeldis see eesti keelsus ja lõpuks on minu jaoks hästi oluline ikkagi see LGBTQ nähtavus või ma eeldan, et nagu ma saan aru, ta jutus tegemist nagu queer artistiga, et ühesõnaga ma isegi annaksin 9. Tranny Canny oli jah, seal I am your Tranny Canny. Aga Siim, enne kui sulle paari sõnaga, kuidas sina ise loomustad lõnguseid? Jummala, nad oli esimene siuke, ma arvan, nagu passiivne vastupanu nõukogude süsteemile popkultuuris, kes siis armastasid rock'n'rolli ja vilistasid töökultuurile ja moraalile ja sõitsid Arukülla peole ja tungisid läbi vetsuokende sisse ja loopisid müntidega orkestri, kes üritas valssi mängida. Ja siis minu jaoks kõige tähtsam asi, neil olid pikad juuksed. Ja neil olid moodsad soengud. Jah, okei. Neid vist mujal maailmas kus tiipster. Teddyboyd. Teddyboyd? Just. Päriselt? Rock'n'roll Eestis oli Päriselt? Teddyboyd, jah. Päriselt? Jaa, on Eesti lõngused, oli rock'n'rolli huviline. Hipisi nimetati lõngusteks. Siis võib-olla seda sõna kasutati veel, aga päris lõngused, keda Eesti meedia sõimas 5-60-ndatel, mida Tigarist leiab, on need, kes kuulasid rock'n'rolli ja käisid moodsalt riides ja... Ivo Linna põhimõtteliselt noorena oli lõngus. Võt seda peaks teilt küsima, kas ta ennast nõnda defineeris. Jaa, no võt näed, kas või sealt saab äkki veel natukene midagi sellest vallast kätte infot. Tõesti, aga okei. Vabandust. Siim. Mulle meeldis see lugu hästi, kõik elemendid, milles see koosnes, olid minu meelest uudsed või teistlaadsed, siin ei olnud igavat paigal püsimist või juba enne ette teadavat sellist iseenesest mõistetavust. Mulle meeldis kogu see elektrohouse lugu, mis ei püsinud paigal ja milles oli väga korralik annus sellist räpast funki sees ja kõik need soundid, millega see oli ehitatud, olid niisamuti täpselt minuga sobivad.
tõesti oli ikka siin huumorit sees, võib-olla kõige naljakam ja isegi selline koht, mille sobivusest mulle, ma aru ei saanud, oli see kentsakas räppimiskoht seal sees, see oli nii neetult kiirelt ladus seal, et aga ta ongi lõbus inimene ju. ja, aga selles karmis maailmas. ja siis vaata selline õrritav või provokatiivne võrgutamine, mis on ka popmuusikas ja ka just elektros palju on seda sees. See ei olnud siin ka selline tavaline nagu... See tal persoonis sees, et selles mõttes, et see tuli naturaalselt siin loos välja, et see ei ole sunnitud. Ei olnud selline stamp, vaid oli meeldivalt nihkes seal kõik. Väga äge oleks, kui ta teeks samasuguse suunaga terve albumi. Oleks kõva. 9 on kirjas. See teeb kokku 26 punkti, Ines de Ferrari ning number 1.
kõlab Sonic Boom ning duo Sinner DC ühine album pealkirjaga Maps. Ask for the Moon on pala pealkiri. Sonic Boom, legendaarne Spaceman 3 liige ja produtsent, Briti teise põlve psühhedeelse muusika üks põhitegelastest. Vist on nii, Siim, või? On, ikka on. Hilisem Spektrumi mees ja... Jah, tal on neid... Ja endiselt tegus. Ja juurtele truu. Kas... jah. Selle loo asjus, kui meil oli mõni nädal tagasi saates meil abiks külaliskriitikuna räppar Väike Pede, siis sa küsisid talt, et kas sulle esineda meeldib ja Pede vastas sedasi, et ega mul selle vastu midagi ei ole otseselt, umbes nii. Ja ma ütleks selle loo kohta niisamuti, et tore, mul ei ole selle vastu mitte midagi, aga nii väga suurt mul seda sellega teha ei ole ka, et kui eelmine lugu Ines De Ferrari lõi mu ettekujutusse hoopis nagu selliseid uusi pilte, siis see lugu seda ei teinud, et eks ole seda kogetud nii kontsertsaalides kui ka vaimus ilmas mingil perioodil väga palju kassettidelt seda taolist muusikat kuulatud, et taga on elektroonika, ees on kitarriga tüüp ja tema ees on terve rida neid pedaale ja siis me niimoodi ilusasti kulgema. Väga mõnus, meeldivad soundid olid siin, aga kui ma tõesti võtaks ette veel seda sorti muusika kuulamist, siis ma vast ikka prooviks sealt midagi nagu udusemast kandist, sealt hüpnagoogia kandist midagi leida, kus on sellel kõigel loorid ees ja tehnik tihedam, segasem, mingisuguseid High Wolf ja Cancun on näiteks artistid, keda ma siis juba haaraks, et mul ei olnud selle loo vastu mitte midagi, jah. Tubli 6 või? Tubli 7 isegi. Tubli 7, ma tegelikult tahtsin öelda, aga igaks juhuks ütlesin 6. Olgu. Brigitta. Mina sain ka endale kirja 7 ja mis seal on nagu, mille saab kiita, on see, et siin on selline palju sükest puhast ilu ja et see süke napp meloodiline materjal, aga samas jällegi arranžeering on süke nagu aina muutuv ja huvitav, kõik need kihid vahelduvad ja rütmimuster muutub. Aga samas ma saan aru, et ma ise otsin muusikast suuremat nagu lihtsamat narratiivilisust, et võib-olla ma olen selline lihtne kuulaja ja tahan nagu, ei viitsi väga mõelda kaasa. Tahan, et muusika minu juurde tuleb. Ja ma olen aru saanud ka, et ma vokaali inimene, et isegi kui kui vokaal on väga moonutatud, et mind ei huvita tekst, aga mulle meeldib see, kui see vokaal on kuidagi nagu et nagu lisainstrumendina, et ühesõnaga ta oli ilus, hästi tehtud, aga ta jäi minu jaoks natuke igavaks ja see vist on see. Aga ta oli väga hästi toodetud lugu selles mõttes. Merit, kas sa arvad, et äkki see igavus oli siin taotluslik? Selle peale ma mõtlesin ka, sest ma olen harjunud nagu Sonic Boomiga seostama natukene põnevamaid lugusid. See oli minu jaoks kuidagi ülika ühetaolise minekuga, pani mõtlema kõikide nende Damn Loudi siia toodud artistide peale ja hiljuti nähtud Forgotten Sunrise'i live peale. Et seda muusikat on Tallinnas kuidagi hästi palju saadud ja see on sellise minekuga lugu ka, mis kuidagi mulle tundus, et nõuab väga spetsiifilist ma ei tea, hämarust, mingit ruumipaigutust, konkreetse suurusega lava. Krautrocki sa ei kuulnud siin? Mitte liiga palju. Minu jaoks oli see lihtsalt kõige... Seda motorikki ei olnud minu jaoks siin ikkagi... See oli täiesti üks ja sama käik. See oli puhas krautrock, aga see on minu arvamus.
ja siis tuli veel mõttes Atticus Rossi ja Trent Reznori soundtrackid, mis on filmidele teinud, et sellel oli ka mingisugune siuke heliriba kvaliteet. Ma kogu aeg jäin ootama mingisugust momenti, mis ma ei tea, kõrvadest ja meeltest mind üles tõstaks, aga nagu seda ei tulnud, mingisugune muutus seal vahepeal oli, mis ma mõtlesin, et okei, et toob nüüd mingisuguse järsema suunavahetuse, aga ikkagi kuidagi tatsas samamoodi edasi, et jah, kuidagi ikkagi vähe kõnetavaks jäi see, et jah, siuke kuueka pala minu jaoks. See teeb kokku 20 punkti. Sonic Boom ning Sinner DC Ask for the Moon. See on CC, nende värske album Siin olema peab ja kuulasime pala pealkirjaga Haudvaikne. Merit, sina oled seda albumit kuulanud palju, ma saan aru? 2 korda äkki või, mitte liiga palju. Aga muljeta sulle avaldas, sest sa ka nägin postitasid. Jaa, vaata kui naljakas kontrast, Haudvaikne, siis siuke müra sein. Aga jah, ma tunnen, et ma olen albumist nii palju rääkinud, aga võib-olla see on siis väljaspool seda saadet rohkem. Aga jah, siin on see progressiivsus oli olemas, isegi kuigi ta oli suhteliselt lühike, mida ma nagu otsisin võib-olla eelmisest loost, et sul on seal katkestused, mis korra tõmbavad sellelt loo algusega seatud realt eemale. Vokaal üheaegselt nagu meloodiline, samas seal on see selline pungi reeglite välisus ka olemas. Muidugi ma kuulen ise palju siin Hüsker Tüüt ja see ma tean, et see on nagu üks suurte eeskujude seas ka neil. Et mulle meeldib, see on siuke plahvatuslik, aga samas seal ei ole sellist suvalisust, et see on ikkagi, kuidas siis, nagu minu jaoks on see ikkagi väga virtuoosne kõikidest nendest ilmsetest omadustest olenemata, et jah. Huvitav, et mina Hüsker Tüüt siin väga ei kuule. Päriselt või? Ma just ütleks, et see vokaalis minu jaoks tuleb eriti välja. Võib-olla see instrumentaal mitte niivõrd, aga eks see on nagu nende bänditüüpide võib-olla liikumine rohkem selle oma asja suunas ka nüüd, et selle albumiga mulle tundub eriti, et on kuidagi selline mingi oma ilm kehtestunud rohkem selle bändi puhul.
ja bändid üldse selles üleses skeenes on hakanud kuidagi siis oma neid soundi piir rohkem seadma, et isegi siis, kui need liikmed väga suures jaos kattuvad siin erinevate bändide vahel. Aga jah, 8. Brigitte, sa oled nende kaasaegsete pungi asjadega kursis, ei ole? Ma natukene olen kuulanud siin, mis on tehtud... Tahaks sellest mikrofoni sulle läheb. Sorry, ma kogu aeg unustan ära. Ma natukene olen kuulanud, mis nad on teinud ja ma nüüd selle loo kohta, kui ma nüüd püüaks öelda, et siis ma alustan kaugelt, et kui ma töötasin kunagi muusikakriitikuna Päevalehes, siis pärast seda ma sain nii palju muusikat, et mind jääb oksendama aeg-ajalt ja minu jaoks üks kriteerium muusikat kuulates on see, et kas see minu kriitik lüütub välja, kas ma lihtsalt kuulan muusikat, et ma ei hakka automaatselt kohe automatiseeritult analüüsima. Ja minu jaoks see lugu oli selline, ma ei ole varem ma midagi kuulan, mis nad on teinud, aga mitte nüüd nii põhjalikult. Et minu jaoks oli see lugu, kus nagu see kriitik minus nagu lüütus välja ja ma arvan, et see on see helikeel, mis on mulle kusagilt sügavast nagu noores, vanuses 13-14 nagu hästi tuttav ja hästi sisse läinud, et mulle hästi meeldis see. Niimoodi, et ma unustan otsida nii-öelda mingisuguseid probleemkohti. Aga mulle tundub, et neil on ka väga hea pillimäng, pluss mis mulle meeldib on see, kui nad sellesse stiili on suutnud nagu matta mingit sükest kummalist ilusat lüürilisust, nii meloodiliselt kui ka harmooniliselt. Ma teksti muidugi ei kuulnud, ma eeldan, et nad ei laulnud mingitest kummalistest väärtustest, nii palju kui teades, kust see tuleb, mis on minu jaoks ka hästi oluline muusika puhul. Mina kuulsin seal kõik on perses. No, sellega kõik on perses, kõik on peas. Oli minu arust. Ma kuulsin midagi muud, aga üksikud sõnad. Võib-olla, ma eeldan, et seal ei ole mingi ideoloogiliselt mulle vastukäivaid väärtusi, mis on kõige oluline. Seda kindlasti mitte, sest et me... ma tean nii palju tausta küll. Aga ühesõnaga puhtalt sellepärast, et nad suutsid korraks selle 14 aasta Brigitte üles leida, ma annan neile 10 punkti. No, väga hea. Ta on headuse saadikud seal kõik, ma ütlen. Jaa. See ongi punkt tänapäeval. Ja need vanad punkarid, nagu vanad räpitegijad on vist Siim niimoodi, ei talu väga seda uue kooli asja või seda uut lähenemist asjale, siis ma ei tea, pungis on vist ka natuke vaikselt see sees või vähemalt. See on see 50-50 rohkem. Ja minu see sõltub soost ka. Ja. Ma väga palju imestan selle üle, kuidas need samas skeenest naised ja mehed on läinud täiesti eri rada. Täiesti eri järeldused nagu. Põlvkondade konflikt on seal ka, jah, aga see on vist normaalne. Enamus žanrites, enamus valdkondades see olemas. Mulle, kes ma ei jaksa või isegi tunnen kohutavalt väsimust või siis töö tegemise survet, kui ma pean kuulama muusikat, mis on tehtud kitarride, trummidega, päris pillidega, kui mulle Ütleks traditsiooniliste pillidega, päris pill on niisugune... Okei, kui on traditsiooniliste pillidega tehtud muusika ja... Vanade traditsioonide pillidega. Jah. Tõesti, jah, ajalooliste pillidega tehtud muusikas ja see töötab minu peal, siis see on juba kohe pool võitu. Et see helipilt, mis siin oli loodud nende käristamiste ja täristamistega mulle meeldis. Kui korra seda kiiret pärast kiiret sissejuhatust läks korra aeglasemaks, ma muutusin ettevaatlikuks, aga võeti mind peagi pardale tagasi ja see hetkeline ehmatus kadus ära. Istus mulle ka see, et see lugu oli justkui nagu väga tõsine, kuidagi isegi nagu askeetlik. Võib vast ka öelda, et sõjakas, aga samal ajal oli ta ka siuke nagu joviaalne, laamendavalt pidutsema kutsuv kuidagi, ma ei tea, mereröövlite lugu laeva peal enne sinna röövima minemist, et
ja tugev põlemine ka. Jah, ja see segu oli selles mõttes hea, et ma... No see muidugi hea, et see laulja särk on sul just selline. See on tore. Et ja mulle istus see. Ja see hüsteeria ja metsikus oli ka olemas, ilma selleta ma ei viitsiks punki kuulata. Paned 8 ma pakun. Ja. 8 oli kirjas. C&C või Merit, sina oskad öelda, mida see C&C tähendab? Ma olen vist korra küsinud juba. Kurat, ma eile, mul oli meeles, kui ma lahkusin siit stuudiost, et küsin, siis... Jube raske on neid kusagilt nendest voogedastuskeskkondadest üles leida. C&C, väga-väga keeruline. Mingi teine C&C oli ka? Neid ei ole teine, neid on... Lugude pealkirjadega. 100 põhimõtteliselt. No täpselt, aga kui sa ei... No absoluutselt, ja kui... No, ja sellest... See ongi, et sa pingutaksid rohkem. Ja äkki nimetaks seda hoopis raiskaksid aega. Tegelikult see on jälle üks teema... Kalju ütles, et see on salastatud info, mis see tähendab. No, palun väga. Palun väga, see on nagu JMK, et mida see tähendas, kuigi me teame kõik, eks. Aga see on jälle selle meie muusikanõunikud pluss või siis pluss saate teema, et kuidas leida muusikat nendes voogedastuskeskkondades. On ju? Näiteks, et sa pead otsi kasvu kõigepealt loo järgi ja siis rääkida pikalt ka sellest, kuidas on erinev valik tihti neis ikkagi ja miks need lood sealt ära kaovad ja nii edasi, kõik need asjad. On ju õuds põnev teema jälle. On. See on kõige õudsam, et nad ära kaovad, see on kohutav. See tekitab tunnet, et peaks nagu plaate ostma hakkama. Samas kaovad ära need lood, millest ei ole plaate tehtud. Ja C&C või CC. CC, vabandust, Haud Vaikne ja 26 punkti. Jõuame kuulata veel ühe loo. Me and you of 1942, making a flick, old school. You like that shit, don't you? I wanna hear your sound. Turn the TV down. Beat it up, going round. Oh, I'm feeling. You got that I need it. It's a slow grind, got me losing my mind. Even if for first time's the only time, I really wanna. One time I wanna slow grind, baby. All night I wanna slow grind, baby. That's right, I wanna slow grind, baby. All night, all night. One time I wanna slow grind, baby. All night I wanna slow grind, baby. Damn right, I wanna slow grind, baby. All night, I wanna slow grind with you. All night, you want me, I think I want you too. Long as the night's on you, you could be my little boo. Follow me to my room, Suite 232. I'm in my birthday suit waiting for you. I'm feeling. You got that I need it. It's a slow grind, got me losing my mind. Even if our first time's the only time, I really wanna. One time I wanna slow grind, baby. All night I wanna slow grind, baby. That's right, I wanna slow
Ameerika tubli laulukirjutaja ja laulja Muni Long ja tema värske single Slow Grind. Siim, kuidas sulle selline häbematu vanakooli R&B istub aastal 2025? Istub hästi. Jah, see kogu see vokaalharmooniad olid tõesti suure häbematu haardega kopipasteeritud 90-ndatest, aga see muusika istus mulle tollal hästi ja sobib ka praegu, et ei ole sellist tülgastust tekkinud. Ja ma olen just kogemata viimasel ajal kuidagi sattunud seda sorti lugude peale või siis nagu R&B selle võrgutava R&B peale loopinud omale lugusid kokku, jälle me räägime playlistidest. Ja Muni Longi loo võiks sinna ka toppida. Ta on muidugi päevavalguse lugu, kuigi ta see loo teema võis eeldada, et võiks juba nagu küünlavalguses kõik see toimuda hõbiseva selle leegi varjus, aga ta oli emotsionaalselt nii tulvav, rõkkav ja rõõmus, et see oli ikkagi päiksepaistelisel tänavale kõndimiseks sobilik. Aga veidikene oli ka see, need emotsionaalsed pasunud olid ikka nii tugevad, et pisut ma väsisin lõpuks veidi ära, aga võimalik, et kui ma nüüd seda lugu 50-ndate korda kuulan, siis just seal lõpu osas, kus see tuiskamist nii palju on olnud, saan selle õige tunde kätte. Noh, seda sorti R&B's mulle vaja, et soundid oleks okeid, et trummid oleks programmeeritud nii, et ma ei tunneks, et mind füüsiliselt rünnatakse ning muidugi vokaali omandus peab olema hea ja mulle meeldis, Muni Longil oli sellist mingit karedat või rabinat seal vokaalis sees. 8 punkti! 8. Brigitte? Mina mõtlesin, et see on päris huvitav, et kuidas muusikamälu on meil kuidagi biograafiline, narratiiviline, et isegi kui see muusika, mis ei ole teatud ajas tehtud ja ma saan aru, et mul pärast punki on väga raske seda kuulata, et kui me oleksime kuulnud seda, ma arvan, esimese loona, siis ma ilmselt, et see ei seostuks mu peas mingisuguste stiilide polarisatsiooniga mu lapsepõlves. Et ta oli mingisugune siuke kummaline süntees, et sellest 80-ndate instrumentaali mingitest esteetikast, 90-ndate tüdrukute bändidest ja mingis mõttes ta tekitab mu selle tunde, millest on kirjutatud ka, et kuidas mingile põlvkonnale praegu see mineviku muusika tundub kuidagi futuristlikum või tulevikku rohkem suunatud kui praegune hetk. Et see mingi siuke nagu nostalgia, mis seal on. Aga jah, et kuidagi ma arvan, et ma oleksin pannud talle esimesena mängituna 8 punktiga, praegu ma panen 7. Ja vaat need tänapäeva noored ju väsitavad meid sellega, et nad on hakanud seda 90-ndate kõva paugutamisega päkapikku diskot uuesti tegema. Ja see nende jaoks on see mega uus ja äge asi. Aga mulle tundub, et praegu on ka väga palju, mõnes asjas on raskem olla noor kui siis, kui me olime noored. Et ma ei tahaks elada selles teadmises, et kliimakatastroof kukub meile kohe pähe või nagu noore inimesena. Nagu nii me elame sellega kõik praegu, aga... Mina kartsin jälle tuumasõda. No just täpselt, ja siis oli see lühike põlvkond, kelle tundus kõik väga lõbus. Praegu saab seda ka karta jälle. Kõike saab karta praegu, väga õudne, ma kujutan, et on praegu üles kasvata. Praegu on kohutav. Oi jummal, hakkame sellest nüüd rääkida. Ei, ärme lähe sinna. Merit? Ja ma kuulasin teiste juttu ja siis ma mõtlesin, mul ei tekkinud ühtegi sellist nagu võib-olla meeldivat seostega nagu meeldivat seost, sest minu jaoks oli see mingisuguse emotsionaalsuse nagu teesklemine, mulle ei meeldinud see kursiivis laulmine, mulle ei meeldinud see siuke kiimasus seal, mida võib-olla on fetišeerti siis üle ja nüüd kuidagi
tehakse veel rohkem, sest nendest teemadest on lihtsam laulda see ongi artistide. žanr. Jah, ma olen kursis siin. Kiimasuse žanr. Seda mitte ainult 90, vaid see läks nullindatesse ju välja, et ma kuulasin ka seda palju, kasvasin selle muusikaga üles ja juba siis ta kuidagi liiga palju ei kõnetanud, et see teema oli mu jaoks igav, see struktuur oli igav ja ma kujutaks, et see on selline muusika, mida ma kuulen kuskil sellises mitte restoranis, võib-olla restoranis ka, aga nagu sellises lõunasöögi kohas, kus muusikat valivad inimesed jällegi, kes on sellised, ma ei tea, on kasutusel selline välja nagu maitsestamata kana ja minu jaoks siis see maitsestamata kana muusika. Ma saan aru, minult ja ma jaoks on see nagu Gustav Adolfi gümnaasiumi koolidis kaulas, kus üksi poiss mind tantsima ei võta. Et ma ei seo, nagu ma ei tekkinud seost ühegi mingi ruumi või meeleoluga ka konkreetselt, see on selline mingisuguse no see on funktsionaalne muusika millegi täitmiseks, kui sul on vaja kuskil panna midagi peale, mille saatel inimesed saaks süüa, siis that's it. Okay. Aga üle 5 sult siis ei tule? Ma panen 4. 4 lausa, see teeb... No see traditsioon, ütleme siis kiimalisuse traditsioon on mustas muusikas veelgi vanem ja kestab seniaalne. Ta ei ole, see ongi seal tõukavaks jõuks olnud ja on kogu aeg läbi aastakümnete. Mul siin vähemalt meeldib, et siin ei sõimata. Selles loos ei sõimata. Jaa, ei sõimata. See... Kus sõimatakse? No pane mehed laulma ja läheb kohe kätte selleks. Ma ei pea isegi... No kui sa võtad Bobby Valentino või Keith Sweati plaadid, ega siis nad ka nii väga siis nii sõima. Okei, ma räägin siis räpparitest. Ja küll. Olgu. Aga meil on siia saate lõppu ka põhjust rääkida tulevastest üritustest. Ma alustan ise esimese soovitajana ja soovitan minna 19. aprillil üritusele Puhas Kräu kuulama kaasaegset täristamist, seal on Umru PC Musicust ja hulk teisi ka, toimub see Paavli kultuurivabrikus 19. aprillil, kui musa tahate, siis that's the place to be. Slingo. No on lugu, mul on jälle ka täpselt sama asi oli välja valitud, just sellepärast, et meie koduranna tüüp, no pooleldi meie koduranna tüüp Umru, kes on PC Musicu tüüp ja askeldab sellises... Plakatil on küll kirjutatud USA. Ja askeldab sellises... Tal on isa ameeriklane, ema eestlane. Okay. Askeldab sellises teravalt moodsas asjas nagu hüperpop. Lõppes, jah? Jaa, 19. aprill Puhas Kräu pidu. Kas Puhas Kräu... Olgu. Ei, räägi. Samal õhtul on Paavli kultuurivabrikus Xiu ka, kes tegelikult pidi juba varem Tallinnas esinema, aga see jäi mingitel perekondlikel põhjustel ära. Aga nüüd siis uus kuupäev kokku lepitud ja tulemas. Et siis saab juba minna õhtul kell 7 Paavlisse. Jep. Kõigepealt kontsert ja siis hiljem tantsuõhtu. Selline oli seekordne muusikud... Mis see meil see saate nimi on? Muusikat nõudlikule kuulajale või? Muusikanõunikud, jah? Muusikanõunikud. Ja meil oli külas Brigitta Davidjants, kui võimalik. Ma ei tea, Eestis on see JMK Külmale maale raamat juba saadaval, ei ole? Peaks olema, jah, tellita poodidest. Siis otsige see kindlasti üles. Sul on midagi soolas ka veel või? On, aga see on saladus. Suurepärane. Ja oota,
kuskil oli jutt võimalikust eestikeelsest ilmumisest. See ongi see saladus, mida ma kirjutan ja millest ma julge rääkida, kuni ta valmis ei ole. Kustutame ära, mul läks meelest. Ei, see on fine. See on super uudis. See on suurepärane uudis. See on suurepärane uudis. Stuudios olid ka kriitikud Merit Maarits ja Siim Nestor. Mina olen saatejuht Raul Saaremets. Oleme tagasi siin nädala pärast. Kõike head. Tšau.